Raamat Kirjutamata lugu on sees tühjade lehtedega. Raamatu eesmärk on tekitada inimestel sisemine dialoog ning anda võimalus kõigile omaenda lugu kirja panna. Raamatu pealt leiab igaüks kleebise, millel on kujutatud 2 riigi lippu ning hüüdlauset. Omasid lahinguväljale ei jäeta. Riigi käitumine on jätnud jõuetusse olukorda Indias kinni peetud laevakaitsjate omakesed, sest lausa vägisi jääb mulje, et eestlaste koju pääsemine pole prioriteediks. Mõte on selles, et uuesti ellu äratada see teema. Ta on kuidagi soiku vajunud ja järjekordselt on uued teemad peal ja ühesõnaga unustusse vajunud. Et mehed on ikkagi lahinguväljal, loota saavad nad ainult üksteisele ja oma lähedastele. Ja meie oleme siin. Ja mis me siis teha saame? Et põhimõtteliselt ostes nüüd selle raamatu, siis aga toetad MTÜ Mehed Indiast koju ja rahaliselt ja juba see MTÜ siis otsustab, kuhu see raha läheb, kas ta läheb nüüd advokaadile, läheb peredele või kuhu neil just vaja on seda. Ermeli sõnul saab raamatu müügituluga võtta laevakaitsjate koormat vähemaks, toetades vähemalt nende perekondi. Endine kaitseväe psühholoog, reservkolonel leitnant Harri Ints usub, et isegi sõjaväelise väljaõppega meeste jaoks võib taoline vangistus mõjuda väga raskelt, rääkimata nende perekondadest. Vanglasituatsioon on midagi muud. Vangis olemine on see, kus on, kui ma olen vangis, siis on minu vabadus piiratud. Aga isegi kui ma olen sõjaväelane, kui ma olen treenitud stressiga toime tulema, võitluse jaoks treenitud, siis see, mis toimub nagu vanglas või vangis olles, on midagi muud. Ma ei tea täpselt isiklikult, kuidas nendel võib praegu olla, aga ma eeldan, et ega see asi ikka hästi ei mõju küll. Presidendikandidaat Mailis Reps tunneb muret meeste tervisliku seisundi üle ning tunnistab, et Välisministeerium ei ole antud olukorra lahendamisel andnud endast kõike. Need inimesed on ikkagi 3 aastat oodanud, 3 aastat olnud nõutud, 3 aastat jälle uuesti lootnud, kui tuleb jälle mõni uudis, et Välisministeerium on astunud ühe või teise sammu. Küsimus on selles, et lähedased on öelnud, et nende infovahetus on äärmiselt puudulik. Nad on nõutusseisundis ja nagu ma ütlesin juba, et nende kõige suurem mure täna on see, et neil on kohatine info, et meestel on tervislik seisund mõnedel väga halb ja nad ei usalda India arste, nad tahaksid, et siin oleks kindlasti objektiivne arstlik kontroll, kes meditsiiniliselt saaks teada, mis nende seisund on, kuidas neid toetada saab. Nii et kindlasti me ei ole teinud oma parima.